Kui meile antud ruum on võib-olla keerulisema kujuga, siis ega see ei pruugi tähendada, et sellest midagi saada ei võiks. Sisekujundaja Jaanika Soans on tänase kodusaate tarvis kujundanud ühe lastetoa katuse alusesse. Jaanika, see ruum on üsna ebatavalise kujuga. Kuidas sa selle lahendasid? Tegemist on väga kitsa katusaluse ruumiga, kus korstna jalg jagab toa 8 erinevaks tsooniks. Üks tsoon on magamisruum ja teine on õppimisruum. Siia ruumi sai valitud Gautieri lastetoa mööbele. Elementaarne lastetoas on voodi ning vanipaigad, kuhu saab asjad ära paigutada. Gautieri lihtsa selge joonega ajatu voodi on eriline veel selle poolest, et seda on nii kõrgust kui laiust pidi võimalik 4 erinevasse asendisse kohandada. See tähendab siis seda, et see ei ole ainult lapse esimeste eluaastate jaoks. Just, et seda voodit on võimalik ka hiljem kasutada, seda on võimalik tõsta 4 erinevale kõrgusele ning voodi all olevat sahtlit on võimalik hiljem muuta ka riiuliks ning voodit on võimalik teha ka laiemaks. No ma lisaksin veel selle mööbli kohta, mis mina kuulsin, et tegu on ülimalt kvaliteetse laminaadiga. Tavapäraselt siis arvatakse, et see on kergelt mürgine materjal, aga selles siis on sellise keerulise nimega sidusaine nagu formaldehüüdi sisaldus 2 korda madalam kui nõuded ette näevad, nii et tegelikult see sobib hästi ka allergikutele ja igasugustele lastele. Gautieri kollektsioonist on ka siia valitud suur oranž istumispadi ning tumba. Lisaks uuele näen, et leidlikult on ära kasutatud ka vana juba olemasolevat mööblit. Antud kirjutuslava puhul sai kasutatud Wunderist mööblivaha ja sama vaha on ka kasutatud kummuti puhul. Seda vaha on hästi lihtne kasutada, liivapaberiga eelnevalt plakikiht maha hõõruda ja rulliga vaha peale kanda. Ma näen, et värvidega on võimalik veel muidki trikke teha, on magnetvärve. Antud juhul leidsin Wunderist lõuendi, mille katsin magnetvärviga. Sealt samast sai ka valitud kellamehhanism. Ja kuna tegu on magnetvärviga, siis oli sinna ka külmkapi pealt väga lihtne numbrit panna. Magnetvärv ongi selline hall. Kui nüüd tahta seda kella värvilisemaks muuta, siis on seda võimalik teha erinevate värvidega, kuid peab vaid teadma, et mida paksem on värvikiht, seda väiksem on magneti toime. Näen, et laua all sahtlikast esmapilgul paistab must, aga see ei ole tavaline värv. Kuna see sahtliboks oli esialgsel kujul liiga kontorlik, siis sai siin puhul kasutatud tahvelvärvi, et lapsed saaksid seda ise dekoreerida ja muuta. See ruum ei ole mitte ainult oma ruumiprogrammi poolest eriline, vaid ka aknad on teistsugused. Kuidas siin aknakatetega lood on? Kaarekujuline aken oli kindlasti kõige suurem väljakutse.
ja sellepärast lasime šablooni järgi välja lõigata 2 linnast kardinat. Need kinnituvad lihtsalt väikeste metalllöösidega konksude külge. Ja katusakendele on kinnitatud valged pimendavad rulood, mida on võimalik kinnitada 3 erinevale kõrgusele, ka kaldpinnale. Ja muuseas voodipoolsele aknale sai lastud Decorate'ist teha ka linnateemaline pilt. Lähme tekstiili teemaga edasi ja pöörame pilgud põrandale. Siin on nüüd lisaks tavavaibale pehmemad, looduslikumad lahendused. Kuna lapsed mängivad enamasti põrandal, siis see võiks olla soe ja pehme. Ja seetõttu valisin siia ka 2 erivärvi lambanahad, millel on mõnus istuda ja mida on ka kerge puhastada. Ja loomulikult on ka igas lapsetoas mänguasjad. Kõige mõnusamad on puidust mänguasjad, mis on vastupidavad. Kui plastikmänguasi läheb katki, siis selle teravad nurgad võivad olla lapsele ohtlikud. Kuid puidust mänguasi on lapsele ohutu. Minu meelest on väga hea, kui lapse mänguasi arendab ka lugemisoskust, arvutusoskust, loogikat ja lapse fantaasiat. Nende mänguasjade valik on väga mitmekülgne ja kirev ja väga oluline on see, et nad on värvitud lapsesõbralike värvidega.